nii. Tere. Täna ma teen selle video selle jaoks, et siis näidata teile, mismoodi siis nagu metsa tagavara, hektari tagavara välja nagu arvestatakse juurdekasvu põhimõtteliselt. Et siin sellel kinnistul on hea just sellepärast seda videot teha, et siin ei ole tehtud ühtegi vaheraiet. Ja muidugi, mis siin on veel selle juures hästi tore näha, et kuna ei ole ühtegi vaheraiet tehtud, siis suuri tormikahjustusi ka sees ei ole, sest et sellest keegi ei räägi, et kui tehakse vaheraie, siis tegelikult peale seda ka tekib palju kahjustusi ühesõnaga, et tuul sisse murrab puid maha palju ühesõnaga, nii et mina isiklikult ei soovita üldse vaheraiet teha, aga noh, see selleks. Aga siis nagu, kui me räägime siis selle, palju siis hektari tagavara juurde kasvan, sest siin on see metsavanus on kuskil 70 aasta ümber. Noh, see tagavara on, siin võib arvestada, noh, ütleme, et neto on kuskil siin 104-50. Noh, me võime siis siin arvestada, et siin selle 70 aasta jooksul on võib-olla, nagu arvestati kuskil võib-olla siis, ma ei tea, mingi 30-40 tihumeetrit võime siis nii öelda seda brutot sinna juurde arvestada, mida siis meie tarkpead muidugi hirmsalt näitavad, aga noh, see tegelikult ju ei kajastu kuskil, ütleme siis materjalis ega saekaatrisse seda. Isegi pelletisse ei saa seda brutot nagu viia. Ja noh, siis teeme siin väga lihtsa arvestuse, et võtame siis 70 ja 140, siis ongi, et 2 tihumeetrit tuleb nagu materjali, ehk seda, mida reaalselt saab nagu saekaatris või kuskil toimetada. Ja siis, noh, bruto on 2,5, siis ütleme kuskil, siis see pool on see siis, mis on nagu kunstlikult juurde arvestatud. Nii, et teile teadmiseks. Ja siis on siin veel teine hea näide sellest, et kui selle metsa tagavara on kuskil 104-150 tihumeetrit, siis see tagavara, mis öeldakse isegi RMK, kes ütleb, et tal on 200 tihumeetrit kuskilt läbi hektari kohta, see ei päde, sellepärast, et 70 aastat ja vanemat metsa, noh, RMK-l on teda natuke rohkem, aga põhimõtteliselt, kui me võtame keskmisest, seda on kuskil 20%, 400 000 hektarit, noh, sellest võib olla siis ütleme 300 on siis RMK-l, noh, see on siis see tegelikult põhimõtteliselt see metsaala, mis on nagu siis looduskaitse all ja mida tahetakse nüüd ka maha lõikama hakata. Aga noh, et ma vist veel korutan, et väga lihtne arvestus tagavara välja arvestamisel on võtta metsa tagavara ja jagada see aastatega ja siis saategi juurde kasvu, nii et noh, see jutt nagu kasvaks 5 ja 8, noh, see ei päde ühesõnaga, et see on lihtsalt virtuaalne, aga aitäh teile!